Ehitajana olen harjunud asja võtma nii-öelda kaks asja koos. Kõigepealt millest ehitatud ja kuidas välja tuli. Kui juttu on väetistest, siis räägime ühelt poolt väetistest ja teisalt tahaks ka näha, kuidas need väetised on toiminud. Ja seepärast oleme tulnud Horticomi väetistest rääkima Riketsi aiandisse, kus kasutatakse minu teada ainult Horticomi väetised. Kuidas orienteeruda selles suures valikus sellel pikal riiulil? Ja esmalt on kindlasti vaja endale selgeks teha, et mida kasvatada soovite ja kui tihti väetada soovite. Horticom on pakendanud siis profiväetised väike pakendisse ja meil on väga täpsed sisud, mis siis on välja valitud koos meie Belgia väetusspetsialistiga, et siis iga taim saab oma parima toidu. Aga millisel juhul millist väetist kasutada? Ma vaatasin, roosidel oli kastmisväetis, pikaajaline väetis, siis veel maraton, nagu 3 väetise nimetust ühele samale taimele. Pikaajalisi väetisi on meil 2 tüüpi. On osmakot väetis, mis on siis puistana ja siis on maraton väetise kapslid, mida on siis mugavam taimele siis mulla sisse panna. Üks asi, mis siin pikal reas silma torkas, on see, et 3 pakendil on rohelise taustaga sildid. Mis nad on? Ja need on meie maheväetiste sari, et meil on siis 3 maheväetist, on tomatile, marjadele ja ka lilledele. Väike pakend on iseenesest väga tore asi, aga kas saame inimestele tuua ühe näite ka, et kui näiteks minul on kodus 3-5 amplit, ütleme, et üks pakend amplitaimede väetist, kas sellest piisab terveks suveks või pean ostma mitu? Ja meil on need väetised on väga kontsentreeritud, et ühest teelusikatäist saab siis 10 liitrit väetise lahust. Et kui on 3-5 amplit, siis selle ühe väikese pakendiga saab täitsa ilusti hakkama. Aga kui inimestel on rohkem taimi ja lisaks amplitaimedele on ka teisi suvelilli, siis oleme klientide tungival soovil teinud suvelille kastmisväetise nüüd ka juba 2-kilosesse ämbrikesse. Lillede kinkimine on minu meelest väga ilus komme. Samuti, nii palju kui ma tean, on tänasel päeval ka komme kinkida näiteks tomatitaimi, kurgitaimi, läheme maale vanaemale külla. Ma tahaksin sellele ilusale kinkimise kombele lisada veel ühe väikese nüansi. Kui kingite taime, kinkige kohe ka kotike väetist. Nii on taimel lõbusam ja ta kasvab paremini.